ma avastasin üks päev enda elu suurima vea, mis ma seni olen teinud. See on otsus, mis ma olen teadlikult edasi lükanud alati. Ise olen arvanud, et ma käitun jumala õigesti, aga nüüd ma pole enam sugugi nii kindel. No öeldakse ju, et kingsepp on ikka paljajalu. Ma ka alati olen üürikas elanud. Noor inimene, algselt pikalt oli poissmees, siis elasin väikeses stuudiokorteris. Naisega kolisime kokku tema korterisse, natuke suurem juba. Siis nüüd praegusesse juba suurte kahetoalisse, aga laps tulemas. Vaikselt juba, algselt mahume ikka ära, aga mingi hetk siis kolmesesse juba vaja. Nüüd vaatame, et okei, kolmese võiks juba endale osta. Üksinda selles mõttes mul oli hästi loogiline. Ma alati hoidsin enda kulud miinimumis, kõik ülejäägi investeerisin. Ma reaalselt elasin 11 ruuduses stuudiokorteris. Ema ütles, et sa enda kingakarbis. Aga kapitali vaikselt tekkis. Alati oli kuhu see paigutada, kuhu investeerida, et siis ma pigem vaatasingi, et ei taha seda raha, mille oleks võinud sissemakse alla panna, aga ei taha seda kodu alla kinni panna, kui otseselt mul kodu osta ei ole vaja. Aga nüüd siis naisega juba vaatame, et kurat, nüüd on jube kallis osta. Kui nüüd reaalselt mõelda, kuskil 2016 oleks võinud endale juba midagi vaikselt osta, vaadata, kinnisvaraturg on selle ajaga teinud kuskil 50% kasvu. Vaatasin ka Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind 2016 oli seal 1600 juures. Täna on see, mis ta oli siin, mingi 2450 äkki septembris. Et see on niisugune 50% kasv, aastane kasv siis seal 11, midagi protsenti, et okei, osa sellest rahast, mis ma olen nüüd investeerinud vahepeal, on sellest suuremat kasvu teinud, aga osta endale kodu, teha omakapitali selline tootlus, võttes palju väiksemat riski, ilma igasuguse rabelemiseta. Mingi hetk ma selle sissemakse niikuinii pean tegema, mingi hetk endale niikuinii kodu ostad. Ehk eesmärk, mis mul oli, kapitali võimalikult efektiivselt kasutada, kasvatada. Jah, võib-olla ma olen lõppkokkuvõttes veidi parema tulemuse teinud, aga tõesti, pane see raha, osta endale mõistlik kodu. Kaua ma elasin seal 11 ruutmeetri peal. See on kindlasti minu suurim viga seni. Põhimõtteliselt sa võid mõelda sedasi, sul on ühe korra elus vaja sissemakse, esimese kodu sissemakse välja käia, lihtsalt selle suurus erineb. Kui ma tollel ajal oleks ostnud, ma olekski ostnud mingi väikse stuudiokorteri, võib-olla oleks seal 10 000 olnud sissemakseks vajalik. Nüüd on vaja juba lapsega 3-toaline vaikselt osta, ongi kuskil seal 15-20 000 juba sissemaksu vaja, aga selle 50% kasvu, see sama raha olekski võinud seal kodu all läbi teha või siis minu puhul kuskil mujal investeerides. Isegi kui sul läheb kiiremini suuremat kodu vaja, 4 aastaga ükski turg ei suuda nii suurt kasvu läbi teha. Aga siis saadki KredExi käendusega võtta 10% sissemaksega, selle 15 000 eest, siis juba saab 3 ilusti kätte. Sul ongi lihtsalt 2 teed, kuidas minna. Kas sa viitsid ise sellega jännata ja sul on piisavalt õnne ajastusega, et kuskil mujal turgudel see sissemakse raha, siis see kasv endale tekitada või see raha passibki sul kodu all ja saad sealt juba mõnusalt selle sissemakse raha siis kasvu kätte, et järjest kogu aeg suurematele kodudele edasi minna. Kui ma oleks ostnud endale esimese kodu, kas ma siis oleks nii palju elukohta vahetanud? Seda nüüd ei tea, aga samas Tallinna kinnisvaraturg on piisavalt likviidne, et ma olekski võinud selle stuudiokorteri osta, selle müüa, selle vahepealse kodu endale osta, selle müüa nüüd 2, osta, see müüa ja siis 3-sesse liikuda. Et see on tehtav. Keegi tuttav on sul hea maakler, siis
pole nii palju peavalu selle müügiga ka, noh, kolinud, samas ma oleksin niikuinii. Mu point on nüüd selles, enda kodu sa mingi hetk niikuinii ostad. Sissemakse raha sul mingi hetk niikuinii on vaja välja käia. Miks mitte eraldada see raha kohe, pannagi kodu all see kasvama, võtta vähem riski, vähem jändamist. Hiljem müüd, liigud suuremasse. Praeguse ajaperioodi jooksul vähemalt on see olnud täielik no-brainer. No täna selline kiire osa. Põhimõtteliselt saingi Georgi võtta peale, vinda tööle ära. Georg peab kihutama, mina pean kihutama. Aga eks meil nüüd peamegi otsus ära langetama, peame selle sissemakse ära tegema, kodu mingil hetkel ostma. Nüüd on summa juba suurem, teeb rohkem haiget, aga lõpptulemus on ikkagi täpselt sama. Nii et eks te ise mõelge, kuidas mõistlikum on. Tänaseks kõik. Näeme jälle. Tšau!